päris tihti rääkis Jeesus tähendamissõnu. Need oli sellised võrdlused, lood või asjad, millest ta rääkis, mis viitavad sügavusel tähendusele. Näiteks kuningas võib tähendada Jumalat, teener võib tähendada Jeesust, rebane võib tähendada roomlane näiteks. Ja täna kirikus kuulsime ühte tähendamissõna sinepi ivakest, kus Jeesus võrdleb Jumala riik sinepi ivakesega. Ja eriti selle Jumala riigi teema kohta kasutab Jeesus hästi palju pilte või tähendamissõna. Tundub, et rääkida sellest reaalsusest, kus Jumala võim valitseb. Rääkida sellisest reaalsusest tundub, et see on keeruline inimeste sõnadega rääkida. Siis on vaja tähendamissõna. Kreeka keeles on see parabolää. Me tunneme seda sõna ära näiteks sõnas paraabel, mis on selline geomeetriline vorm, kus üks osa võrdleb täpselt teise osaga. Nii et kui sa tunned seda ühte osa, siis sa tead ka, kuidas see teine on. Ja niimoodi on Jeesus tähendamissõnadega, et kui me saame aru nende sõnade tähendusest, siis saame sellest teisest poolest aru, kuidas näiteks Jumala riigi on. Ja ta ütleb siis, et Jumala riik või võrrelda sinepi ivakesega, mis on väiksem kui kõik teised seemned, aga mis kasvab väga suureks. Isegi nii suur, et linnud saavad panna oma pesasid sinna puu oksade peale. Ma võtsin kaasa sinepi seemned. Siin nad on ja näed, kui väiksed nad on, igaüks neist. Sinepi ivakesed tänapäeval ei ole kõige väiksemad seemned, mis me teame, aga tol ajal, kui Jeesus elas, siis nad midagi väiksemat ei teadnud. Ja kindel on see, et see on väga tugev, mitte ainult siis maitsest, vaid tõepoolest selles väikses seemne sees on potentsiaal kasvada väga suureks. Just nagu sinus ja minus ka, meie oleme ju ka kunagi väga-väga väiksed seemned, aga meist ka kasvas suured inimesed. Kui sa siis ei ole laps, aga siis kasvad ju suuremaks. Jumala riik, see elab teie keskel, ütleb Jeesus. Ta ütleb ükskord isegi, et see elab teie sees. On teie sees. Püha vaimu kaudu on Jumala riik meie sees. Jumal istutab ja saadab oma sõna selleks, et istutada oma riiki meisse. Ta teeb seda erinevatel viisidel, näiteks pühal ristimisel, kui me palvetame, võtame tema sõna või tuge vastu. Kui me loeme tema sõna, piibel, siis võib ta ka niimoodi istutada Jumala riigi seemnet meie südamesse. Ja mõte on siis selline, et just nagu see väike sinepi ivake peab kasvama väga suureks ja võib kasvada väga suureks, nii on ka ju selle Jumala riigi seemnega. See on küll võib-olla alguses väga väike, kui inimene tuleb usule. Tal on pikk teed midagi õppida või võtta aega, tuleb kasta ja nii-öelda päikese võtta, tähendab olla seal, kus Jumal saab sinuga tegutseda ja lasta seda seemnet kasvada. Aga kui sa niimoodi teed kõik võimalikku selleks, et olla ise hea muld, heaks mullaks, siis Jumal võib tõesti imesid teha ja see Jumala valitsusala või
Jumala riik võib sinus kasvada. Ma räägin ühe loo ühe inimese kohta, kes sai kogeda, kuidas Jumala sõna nagu tegi midagi tema sees, mis muutus tema elu täielikult. See on Franciscus Assisist. Tema elas keskajal, ta oli rikkast perest pärit, tal polnud üldse midagi häda, ta sai kõike, mis ta soovis ja koolis läks tal hästi, tubli poiss, aga tundis, et midagi on siiski puudu. Siis ta hakkas pidutsema, mõtles, et tahaks seda tühja auku täita millegagi, aga tundis, et see ei olnud ka õige asi, et see auk oli siiski seal. Ta otsustas siis rüütliks saada, mõtles, et kui ma siin siis saab rüütlina olema, teenima, siis küll see auk võib-olla läheb ära. Ega ei läinud, sest ta nägi vaid surma ja viletsust, aga see auk tema sees oli endiselt seal, tal oli midagi puudu, ta otsis seda. Üks päev ta kohtub ühe kerjasega, paks et bonum, ütles see kerjane, see tähendab rahu ja kõik head. Ja Franciscus tahtis talle midagi kinkida, kuna ta ise oli rikkas ja see kerjane ilmselt vaene, hakkas otsima üles raha, aga siis kerjane ütles talle, et ta ei tahtnud tema raha ja ütles edasi, et mul on rikkus, mis sul ei ole. Ja seda rikkust mitte keegi ei saa minust ära võtta. Franciscus läks sealt ära ja hakkas mõtlema selle peale, mis kerjan oli öelnud. Hakkas otsima ka piiblist. Siis ta leidis sellise kirjakuva, mis just tema jaoks oli see õige Jumala seemne, õige Jumala sõna, mis pöördus tema elu päris radikaalselt. See on 1. Johannese kiri 1:10. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Franciscus hakkas järgima Jeesust ja tema sai ise palju jüngreid, kes niimoodi hakkasid aitama vaeseid ja minna seda teed, mis Jeesus oli õpetanud. Ja ka tänapäeval on palju, kes on niimoodi sellest Franciscus liikumisest mõjutatud või kes ise on siis frantsiskaanerid nii-öelda. Sinep. Minu meelest on see väga hea asi. Mulle väga meeldib süüa sinepit koos sooja söögiga, aga iseeneses niimoodi puhtalt sinepit, see ei ole hea. See kõlbab paremini, kui ta on millegagi koos. Ja niimoodi on ka Jumala riigiga meie maailmas. Et kui me ainult räägime Jumala riigist või ootame, et see riik kunagi tuleb, siis sellest ei piisa. See ei kõlba. Jumala riik on ka kättesaadav siin ja praegu läbi usu, läbi palve, läbi need seemned sõnad, mis Jumal kogu aeg külvab. Ja see on oluline, et me oleme valmis neid seemned vastu võtta oma elus ja paluda Jumalat, et ta kastab ja laseb need seemned kasvada nii, et meie oma elus saaksime head viljad kanda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lase oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Isand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.